nii ma rändan oma tee. See on üks vist esimene lugu, mis ma tegin. Võib-olla esimene või teine lugu üldse, ainuke koht, mis ma mäletan. On need sõnad ja see meloodia. Nii ma rändan oma tee. Kunagi kitarri õppisin, siis see oli. Mõtlesin, et tee mõne oma loo vaana. Pärast ei viitsinud kitarri õppida, tegin ainult oma lugusid. Nii palju tuli mõtted kuskilt. Palverännak. Elu on kui palverännak, et kõlab hästi. Minu elu on kui palverännakus. Iga sõna on nagu laul, iga samm on nagu tants. Et Jeesus ütles ka, et mitte et ärge worship me, ütles, et worship God, aga follow me. Käige minu järgi. Pühakute jalajälgede järgi me käime, mitte neid üritades matkida, aga samal ajal kummardama neid kõrged hingasi, kes on head armastuslikku eeskuju näidanud, aga nemad näitavad ka meile, kelleks meie võime saada või kes me oleme algselt. Need ei ole lihtsalt kauged müstikud, Jeesusile Prabhupada kättesaamatud vaimsest maailmast tulnud siia, mitte ainult seda ka, aga nad näitavad seda, et te võite ka saada samasugust nagu meie. Et see nagu palverännaku öeldakse üks momente, et sa ainult ei külasta kohti, aga sa palverännakul püüad teenida siis teisi elusolendeid, kes on sinust eespool, õpetajad ja üldse, miks eespool kõiki elusolendeid. Et see palverännak ei ole lihtsalt, et ma käin ühest pühast kohast teise, aga püüan seal ka saada realiseeringut või kontakti teiste elusolenditega, vaimsete õpetajatega, vanemate pühendunutega või nagu ma ütlesin, võrdsetega või siis kes innustavad neid, kes on võib-olla natukene alles astunud sellele teele. Aga koju jõudmine ei pruugigi olla see, et sa jõuad kuhugi punkti, et vaimne elu on ka vist paistab nii dünaamiline, nii lõputu, nii mitmekesine, nii sügav ja kõrge, et ta pidevalt ta on nagu liikumises. Et selles mõttes ilmselt ainuke valik on see, et aru saada, et on küll pühapaigad ja pühakud aga elu ise, iga samm, mis sa teed argipäevas, ükskõik kus sa viibid, on tegelikult palverännak ja millel ei ole algust ega lõppu, nagu hingel ei ole algust ja lõppu, nii ka meie eluteel ei ole algust ja lõppu. Meil on lihtsalt erinevad kehad, erinevad etapid, erinevad ringid, erinevad momendid, et jälle sügavamale minna ja kõrgemale minna. Et võib-olla peaks olema siis see palverännak muutuma selleks, et palverännak ongi meie kodu. Või siis, et teekond ongi eesmärk samal ajal. Eesmärk peab olema ja võib olla, eks ju, vaheetapid, et ma olen siit sinna, aga see ei tähenda, et seal, kui sa jõuad kuhugi, et siis on mingi staatika tekib seal, et nüüd on kohale jõudnud, et mul pole midagi enam teha. Et kogu elu on selline dünaamiline, pidevalt muutuv, suur palverännak. Ja armastus ise on ka selline lõputu, põhjatu, ajatu, alguseta, lõpeta. Et meie siis sukeldume oma olemusega, kes me oleme ka, eks ju, armastus ise. Et pidev selline karavan, armastuse karavan on pidevalt liikumises ja mingi hetk jõuadki selleni, et ei oota mingit ime, vaid sa pigem proovid seda ime ka ootada, aga see ei ole nagu eesmärk. Pigem õpid nagu teekonnal olema nii, et teekond võib olla ka täiuslik ja teekonnal võib olla Jumal ja kodu ja armastus ja kõik selles pidevas liikumises.